Tervist Pontjava vaatajad! Tänaseks osaks oleme tulnud siia Põlvamaale kaunite kuuskede ja mändide vahele, täpsemalt taevaskotta, et vaadata Pentaxi uut kaamerat KP, mis endast kujutab, kuidas ta pilti teeb ja milleks ta võimeline on. Aga asume pildistama. Nagu näete, siis Eesti ilm on nii nagu ta on ehk heitlik. Ligi pool tundi tagasi sadas meil sellist vihma, et seadsime kahtluse alla tänase Pontjava osa valmimise. Kuid nüüd vahelduva päikese ja pilvisusega ongi hea rääkida, mida kujutab endast täpsemalt Pentax KP. Tegemist on siis poolkaader peegelkaameraga, mis Pentaxi rivis asetub mugavalt siis K70 ja K3 vahele. Kuigi võib siinkohal juba etteruttavalt ära öelda, et mõnes aspektis, nagu näiteks pildi kvaliteedi poolest, on see KP kindlasti K3-st ees. Muidugi jääb ta alla näiteks spordifotograafias ehk kiiremate sarivõtete puhul, kuid siiski pildi kvaliteediga trumpab ta nii mõnedki teised samast hinnaklassist kaamerad üle. Pentax KP on teinud küllaltki uuendusliku disaini. Kuigi on laenatud elemente varasematelt kaameratelt, nagu näiteks Pentaxi täiskaader K1-lt, on siin siiski väga palju uut. Näiteks kõige suurema uuendusena torkab kohe silma eesmine valikuratas, mis ei ole enam mitte horisontaalne, vaid on vertikaalne ja on küllaltki mugav kasutada. Lisaks on kaameral taga siis kallutatav ekraan, mida saab siis üles 90 kraadi kallutada ja alla 45 kraadi. Ehk kui soovite teha kõrgelt pilti, näete mugavalt ära kadreeringu. Lisaks on kaamerale pandud peale palju valikurattaid. Üks nendest on siis funktsiooniratas, kus saate valida erine funktsiooni, näiteks HDR-i valimine või siis ka 3 ise seadistatavat funktsiooni, mida saate siis pealmisest lisarattast veel ise seadistada. Pentax on teinud KP puhul midagi täiesti uut, ehk tegemist on tegelikult suhteliselt väikese peegelkaameraga, kuid Pentax ongi siis pannud siia vahetatavad käepidemed. Ehk kui on soov pildistada sellise suurema objektiiviga, nagu näiteks selle Pentaxi 70-200-ga, siis see väike käepide jääks natukene ebamugavaks siin ja ei oleks piisavalt haaret kaamera jaoks. Ehk selleks ongi 3 eri mõõdus olemas käepidemed, S, M ja L. Hetkel on mul siin küljes L käepide, millega on siis väga mugav pildistada just sellise suure objektiiviga ja siin metsas. Kui ka teie leiate ennast olukorrast, kus vee ääres pildistades võib juhtuda nii, et käsi vääratab, siis Pentax KP puhul ei tasu karta, et nüüd midagi juhtus, kuna Pentaxi ilmastikukindlus on tõesti hea ja võitegi kaamera kas või korraks vett uputada. Ja nagu näete, siis veest läbi imbunud kaamera esmapilgul, mis tunduda võib, teeb ilusti pilti ja ei ütle mulle mitte midagi halba. Käepidemete vahetamine on ülilihtne. Vajan kõigest 60 võtit, lahti keerata käepide ja valides endale sobivam. Ehk panen praegu näiteks kontrastiks kõige väiksema siia ehk S-mõõdus käepideme. Ja samamoodi lihtsalt keerad jälle kinni. Midagi rasket ei ole. Ja ongi muutunud suurest peegelkaamerast väike siis kompaktne peelkaamera, mis on peaaegu isegi võib öelda, et mõne suurema hübriidkaamera suurune.
Ja olemegi oma teega jõudnud siia suurde taevaskotta. Ehk hea aeg vaadata, mis peitub kaamera sees. Kõige tähtsam asi pildistamisel siin kaamera sees on muidugi sensor. See sensor on siis tuttav meil juba Pentax K70 pealt, mis on siis 24,3 megapiksline. Samuti puudub sel sensoril siis eest madalpääsfilter, mis siis võimaldab teha kõvasti detailsemaid pilte. Rääkides piltide detailsusest, siis on ka sellel Pentax KP-l olemas Pixel Shift, mis siis tähendab seda, et pildistamisel liigutab sensor ennast natukene ja tänu sellele tuleb kõvasti detailsem pilt, mida on ka näha. Samuti siis väga uus asi, mis sellel kaameral on sensori tundlikkus, mis on siis ühe poolkaader peegelkaamera kohta väga sõge, mis on siis 819 000. See on peaaegu 1 000 000. Aga milleks siis see suur ISO hea on? Peamine asi on see, et näiteks kui Silver käib meil öösiti pildistamas, siis et aega kokku hoida, võib ta ISO keerata ilusti selle ligi 1 000 000 peale ja teha kiire säriaega üks pilt, et vaadata kadreeringut või siis ka mingil määral fookust. Ehk ei pea enam ootama minuteid, kuna tuleb see enam-vähem valgusega õigest säritatud pilt ja siis sealt siis kadreeringut kontrollida. Aga mis me siin puudevarjus ikka enam konutame? Lähme ülespoole ja vaatame, kas seal on soojem ja saab ilusamaid pilte. Oli alles hüpe. Aga räägime veel natukene sellest, mis ennist pooleli jäi. Ehk mis jääb sensori ette, on siis katik. Ja nimelt on sellel Pentaxil mehaaniline katik ja ka elektrooniline. Mehaanilise katiku säriaeg on siis võimalik ajada kuni 1,44 000, mis jääb natukene alla teistele, kuid võttes arvesse siis selle elektroonilist katikut, on võimalik pilti teha kuni 1,24 000 säriajaga, mis on küllalt kiire. Pentax KP teravstumissensor on ka suhteliselt võimekas. Sellel on 27 teravstumispunkti, millest siis 25 on risttüüpi. Ja võib öelda, et sellise valgusjõulise Pentaxi 20–40 objektiiviga teravstumine toimub tõesti kiirelt. Ja pilt tehtud. Ka 2017. aastal ei saa me rääkida kaamerast, kui me ei räägi ka videosalvestusest. Kahjuks siinkohal tuleb Pentaxile anda väikesed miinuspunktid. Kordagi pole Pentax veel suutnud enda peegelkaameral korralikku videosalvestust peale panna. Hoolimata sellest salvestab siiski Pentax KP Full HD videot, siis kas 60i või 50i või siis 24 kaadrit sekundis videot, mis kahjuks küll ei piisa siis profi videosalvestajatele ja võib jääda siis ka nõrgaks, kuid täiesti tavalised väikesed YouTube'i videoklipid, mis te soovite oma reisist või metsas käimisest teha, saate te tehtud. Pentax KP-l on ka väga mugav ekraan, mida saab siis kallutada vastavalt vajadusele. Ehk praegus olukorras on mul väga mugav panna kaamera siia käetoe peale, ekraan kallutada üles ja vaadata täpselt, mida ma pildistan. Samuti on ekraanil näha loodi. Ehk kui paigas siis mul kaamera on, ehk vastavalt sellele saan panna kaamera niimoodi loodi nagu vaja. Muidugi saab seda teha ka järeltöötluses. Sellistes olukordades nagu praegu, kus mul on endalgi raske tasakaalu leida, on Pentax KP insenerid selle väga hästi leidnud. Ehk kaamera sisse on paigaldatud 5-teljeline stabilisaator, mis suudab stabiliseerida pilti kuni 5 stoppi ulatuses. Ehk näiteks sellist olukorrast jooksevast kosest pilti tegemine ei ole mingi probleem.
Nagu me teame, siis voolava vee efekti saamiseks peab küllaltki pikk säriaeg olema. Ehk selle kaameraga ei ole probleemi teha näiteks käest 1/4 säriajaga pilti, nii et ülejäänud kõik jääks terav ja vesi kenasti voolav. Ilus! Pärast seda 3-tunnist, kuigi teie jaoks paariminutilist jalutuskäiku siin taevaskojas, oleme selgeks saanud päris mitu asja. Esiteks, Eesti ilm on selline, nagu on. Ja teiseks see, et Pentax KP võib olla tõesti üks parimaid Pentaxi kaameraid. Selle 24,3 megapiksline sensor toodab tõesti väga teravat pilti, mida me ka nägime. Autofookus ei hätta ja kere, olenemata selle uuendustest, uutest ratastest, on tõesti mugav, et saab isegi hakkama ka suure raske objektiiviga, kuid kui soovite ka midagi väikset, kompaktset, siis saate mugavalt käepidemeid vahetada. Samuti selle kaamera ilmastikukindluses ei ole vaja enam kahelda. Nagu nägite, siis võite ka kas või korraks jõkke kukutada, kuid mitte tahtlikult. Siinkohal sooviksingi öelda, et Pentax on saanud hakkama tõeliselt suurepärase kaameraga ja võite vaadata meie Fotopointi veebilehelt selle valikut ja kuidas seda endale kätte saada. Peatse jälle nägemiseni!